Vanasti oli taevas alati selge nagu klaas. Aina säras ja sädeles ega olnud seal ainustki pilvekübet, ei ühtki uduriba. Ning oli see alati selge ja pilvitu taevas nii imeilus, et inimesed ei suutnud sealt pilkugi pöörata. Aina vaatasid, pead kuklas, aina imetlesid, silmad pärani. Nii juhtus viimaks, et töö unustati sootuks ja ei tulnud kellelegi enam meelde muret tunda ei leiva ega leivakõrvasegi pärast. Kuni hakkas nälg sisse tungima lausa ustest ning akendest. Vana taat, kes armastas tihti laotuse luugi serval istuda ja sealt alla maa peale vaadates aega viita, märkas ühel päeval, mihuke hädaoht inimesi ähvardab. Ta meel muutus väga murelikuks ja ta kutsus enda juurde kohe sulase Jaeni, kes parandas parajasti kõuetaadi vankri murdunud telge. Kutsus Jaeni enda juurde ja küsis. Jaen, mis sina va arukas mees mõtled, miks need inimesed sealt alt nõnda siia üles vahivad? Ja miks nad pöörased selle asemel, et künda ja külvata, kõik oma tööd toimetused lohakele jätavad? Sulane Jaen heitis käega, vastas halvustavalt. Kuula nüüd, imetlevad meie ilusat taevast, mis siis muud? Venitas vana taat. No mida nendega siis teha? Nõnda surevad nad ju viimseni nälga, rumalukesed. Õigust ütelda olen minagi selle asja üle oma halli pead murdnud, ütles sulane Jaen ja tegi kohe ka ettepaneku. Mis sa arvad, kui valmistaksime nägusad eesriided ja laseksime need ette? Eesriided? Jah, eesriided. Ega see ju päris halb mõte olegi, nõustus vana taat. Juba järgmisel päeval vajusidki sädeleva taevavõlvi ette kardinad, mis ei lasknud kellelgi enam seal valitsevat ilu imetleda. Ja sellest ajast peale asusid inimesed uuesti usinasti igaüks oma töö juurde ega vahi enam üht ilma üles taeva poole.